Tere kõigile! Mul on väga hea meel, et te olete juba esimesel päeval, neljapäevasel päeval, tööpäeval jõudnud siia festivalile. Ja see on nüüd teie jaoks teine praktika, eks? Teine töötuba, jah? Kelle jaoks on esimene, andke käega märku? Okei, selge. Siis teie jaoks on selline häälestuse koht ka. Mina olen Maria Paidar. Ja ma olen juba 10 aastat tegelenud inimestega enesearengu valdkonnas. Ma olen coach ja koolitaja, aga ma tegelen ka selliste vaimsemate teemadega, šamanismiga, see on väga sügav selline kirg minu jaoks, pikalt olnud, juba lapsepõlvest. Täna ma tahaksin teile edasi anda ühe väga võimsa praktika, millega te saate enda sees tervendada väga olulisi kohti ja haavu ka. Me räägime sisemise perekonna tervendamisest. Ja kui me kõigepealt räägime 20 minutit, võib-olla 25 ja siis me läheme kohe praktikasse. Ma soovin väga, et te oleksite hästi julged. Et te lubaksite endal anda ja vastu võtta selle praktika käigus, sest siis see on teie jaoks kõige sügavam ja kõige ilusam ja kõige tervendavam. Ja kui me nüüd kõigepealt selle teooria osa teeme, siis kellel on paber ja pastakas olemas, siis ma soovitan märksõnu teha endale. Lihtsalt, et psüühika võtaks seda infot või töötaks enda jaoks teistmoodi läbi, võtaks endasse paremini sisse. Või telefoni võite ka märkme teha. Lihtsalt, et teil jääb see kuhugi. Mina töötan hästi niimoodi praktiliselt. Mulle ei meeldi lihtsalt udu juttu ajada. Mulle meeldib, et on praktiline tulemus. Ja sellepärast ma soovitan üles kirjutada. Isegi kui te juba teate neid asju, siis see on ikkagi selline kinnitus või te teate ju küll, et selliseid raskeid negatiivseid programme on mitu korda vaja üle kirjutada nagunii. Nii et pange aga kirja märksõnu. Nii, räägime kõigepealt sisemisest perekonnast. Te olete kindlasti tuttavad meesenergia, naisenergia, lapselik energia. Kes ei ole sellise kontseptsiooniga tuttavad, andke käega märku. Üks käsi niimoodi häbelikult tuli, aga kas kellelgi on veel teadmatus selles osas? Väga hea, siis me saame vaadata täna veel sügavamale. Ja me võiksime seda võib-olla teha koos. Kirjeldame kõigepealt ära, mis on teie jaoks see mehelik aspekt, mis meie igaühe sees on. Öelge julgelt läbisegi, mis märksõnad kohe pähe tulevad, kui te mõtlete meesenergiale, mehelikule aspektile iseendast. Jõud, tegutsemine, organiseerimine, juhtimine, manifesteerimine, analüüs, otsustamine, mõistus, julgus, ratsionaalsus kindlasti ka, eks ju. Tugevus. Väga hea. Super. Nüüd te võiksite korraks mõelda enda sees, kuidas minu elus avaldub meesaspekt. Kas see avaldub, kas see on piiratud? Mis seisundis on praegu minu sees meesaspekt? Lihtsalt korra niimoodi kergelt tunnetada. Millistes eluvaldkondades ma luban oma meesaspektil avalduda? Kui luban? Ja võtame kohe siia juurde ka selle, et millest areneb välja see meie meesaspekt, mis te arvate? Kui väike laps sünnib, kuidas hakkab tema sisemine mees siis arenema? Eeskujud, jaa. Isa, eks ju, igasugused meeseeskujud, meesrollid ja miks mitte ka ema. Naistel on ju ka meesenergia sees samamoodi. Et nüüd ükskõik, kas sa oled mees või naine, mõtiskle korra oma elus meeseeskujude peale. Millised need meeseeskujud on olnud? Sest sinu sisemine mees ei ole mitte see, kes sa tahaksid, et ta oleks, vaid see, mida sa oled pealt näinud lapsepõlves. Millist meesrolli sa oled pealt näinud. Ja sealt tulevad ka paljud haavad. Aga pärast me räägime sellest sügavamalt, et kuidas siis see sisemine haavumine ikkagi tekib.
Nii, räägime siis korra naisenergiast ka. Milline on naisaspekt teie sees? Mehed võiksid nüüd öelda. Hellus. Õrnus. Hoolitsemine, kaastundlik. Okei, naised võite ka öelda. Ma tahtsin kõigepealt, et mehed ütleks. Ilus. Voolavus. Nautlemine, graatsia tuli sealt või? Graatsiline, sensuaalsus, seksuaalsus, kohalolu, kaos, jess, väga hea, emotsionaalsus kindlasti, eks ju, kui mehed on hästi ratsionaalsed, siis naised on emotsionaalsemad, sellised tunnetuslikumad, intuitsioon. Ja. Nii, millise elemendiga naiselikkus teile seostub? Vesi, maa, kuu, väga äge, aga mehelikkus? Tuli, puu, metall, õhk võib-olla ka, sest õhk on ratsionaalne ja mõistuslik. Aha. Jää, päike, väga äge. Nii, ja nüüd mõtleme ka oma naiseeskujude peale. Mitte ainult ema, vaid ka vanaema, tädid, sugulased, ühiskonnas, millised naised sellel ajal olid, kui sina kasvasid. Siit tuli päris oluline mõte praegu, eks ju. Ja tegutsejad. Okei. Vastutus. Huvitav, et meesrollide puhul keegi ei öelnud midagi. Nüüd naisrollide puhul täiega tuleb märksõnu. Okei, ja kõik märksõnad on suhteliselt sarnased. Nii, ja nüüd sa võid mõelda, et kuidas sinu elus avaldub see naisaspekt? Millises valdkonnas? Kas ta avaldub või sa takistad teda? Miks sa takistad teda? Kuidas sinu sisemine naisaspekt ennast tunneb? Korra kergelt lihtsalt anda talle tähelepanu. Nii. Ma näen teie mõtlikke nägusid. Okei, me saame kohe sinna sügavamalt vaadata. Lähme siis lapseliku aspekti juurde. Andke käega märku, kes tunneb, et ta on täiega ühenduses oma lapseliku aspektiga. Seda ma arvasin. Okei, päris vähe käsi. Kohe praktika käigus te saate sellest aru. Igaüks, et miks see lapselik aspekt meis nii vähe esindatud on. Aga kirjeldame seda, milline on lapselik aspekt, millised omadused seal on? Just nimelt see, kõik läbi segi. Väga palju energiat, eks ju, mängulisus, julgus, rõõm, vabadus, ehedus, uudishimu, spontaansus, muretus, jonnakas. Jonnakust on väga vaja kusjuures, jaa. Sihikindlus, jaa, ma pean saama seda, mida ma tahan. Uudishimul, elu vastu selline põnevus ja uurimine. Võib-olla ka heas mõttes naiivsus, eks ju, et sul ei ole eelduseid, sul ei ole hinnanguid, sa lihtsalt oled selline, võtan kõik vastu. Otsekohesus ja ilma filtrita, väga hea. Nii, ja nüüd tuleb see karm koht, ausus enda vastu. Miks me keelame oma sisemisel lapsel avalduda? Ühiskond. Aga oota, mõelge korra enda sees. Mis on need aspektid, kus sinu sisemine laps võib-olla tahaks välja tulla, aga sa ei lase? Kus need valdkonnad, kus need hetked, olukorrad on? Mõtle enda elus lihtsalt korra niimoodi läbi. Lähedased, ei julge endale lähedale lasta, ei julge armastada, südamest armuda, elu nautida, sest äkki midagi juhtub, eks ju. Hirm eksida, häbi, raske on kohal olla, raske on hetke nautida, sest kogu aeg on midagi vaja teha, eks ju, kogu aeg on vaja olla keegi teine. Nii, et need 3 aspekti on sellised sisemised rollid. Need moodustavad terviku meie sees ja seda tervikut on vaja hoida. Mina nimetangi seda sisemiseks perekonnaks. See ongi sinu perekond tegelikult, kellele sa saad alati toetuda.
Meid kõiki pole õnnistatud endast väljaspool füüsilise õnneliku perekonnaga, eks ole. Ikka on igasuguseid läbielamisi, draamasid, haavumisi perekondades. Aga nüüd sinu sisemine perekond on see, mille sa saad üles ehitada väga tugevaks, millele sa saad alati toetuda. Ja ükskõik millist haava või millist probleemi või läbielamist sa saad tervendada läbi oma sisemise perekonna. Et see tehnika, mis ma teile täna õpetan, te saate seda teha ka üksi kodus. Ja ma saadan pärast, ma vaatan kellegile korraldajatest, saadan meili peale ka selle kirjaliku praktika, mida te üksi saate kodus teha iseendaga. Selleks, et avastada, millised haavad, millised vajadused on nende rollide sisse kinni jäänud ja kuidas te saaksite neid rolle siis veel sügavamalt tervendada. Et täna selle 1,5 tunni jooksul me saame teha algust. Me saame teha algust selle uue sügavama teekonnaga iseenda sees, mis puudutab neid rolle ja uurida, mis on just sinu sisemise mehe, naise või lapse vajadused, tingimused, just nimelt tingimused, unistused, soovid, standardid, valukohad ja nii edasi. See on väga-väga eriline. Mina olen oma elus avastanud üsna mitmel korral, et minu elu ja minu suhted peegeldavad täpselt seda, milline konflikt on minu sisemise mehe ja sisemise naise vahel või sisemise naise ja sisemise lapse vahel näiteks. Või ükskõik milline muu olukord, võib-olla minu sisemine mees on kuskil haiget saanud või on ta vastupidi hakanud üle domineerima ja minu sisemine naine seal on täiesti unarusse juba jäetud. On ju. Te olete kindlasti seda kontseptsiooni juba kuulnud, aga läheme sellest kontseptsioonist täna sügavuti, päriselt sügavuti. Nii, sellest ma põgusalt rääkisin, et need rollid kujunevad välja eeskujude põhjal. Täpsustan korra seda ka ja selle te võiks endale kirja panna, kui teil on telefonid või midagi, sest et muidu see ei jää meelde. Isa annab lapsele enesekindluse ja turvatunde maailmaga suhestumiseks ja maailmas hakkama saamiseks. See on üks asi. Et kuidas ma selles maailmas ennast väljendada julgen, kas ma julgen mina ise olla ja nii edasi. Isa annab lapsele turvatunde ja enesekindluse maailmaga suhestumisel või suhestumiseks. No, eks ikka on öeldud, et teatud vanustel see on nagu olulisem mõju, on ju. Aga samas see väga oleneb, sest mina selle praktika käigus olen avastanud, et isegi kui sul on isa olnud puudu, siis järjepidevalt seda praktikat tehes sa saad selle tühimiku ära täita. Nii. Ja isa pojale annab siis mina pildi ja enesetaju, eneseteadlikkuse, kes mina olen mehena, milliseks meheks mina tahan kasvada. Ei, isa üleüldse, vahet ei ole, kas poiss või tüdruk. Pojale annab mina pildi, enesetaju, milliseks meheks ma otsustan siin elus kasvada. Ja isa tütrele, mida annab? Mis te arvate? Turvatunde, et ma olen naisena hoitud, kaitstud, eks ju? Siis kindlasti selle, kuidas ta suhtub vastassugupoolde. Kuidas ta näeb mehi. Milliseid suhteid ta hakkab oma ellu valima. Kuidas ta ennast läbi suhete defineerib. Millised on tema standardid suhetes. Et vastassugupoolega siis suhestumine ja milline mina nendes suhetes olen. Nüüd ema annab lapsele, ma räägin hästi aeglaselt, et ta saaks kirja panna, ema annab lapsele oskuse tulla toime oma sisemaailmaga, emotsioonidega, juhtida iseennast. Ja nüüd on samamoodi siis ema tütrele annab mina pildi, enesetaju, milliseks naiseks ma otsustan kasvada, kuidas ma suhtun iseendasse, eneseväärtuslikkus ja
kas ma oskan piire seada näiteks või ei oska, lasen piiridest kogu aeg üle sõita. Samal ajal, kui ma räägin, te võite kohe mõelda, kuidas minu ema tegi, mida ema tegi, on ju. Nii. Kas tema lasi piiridest üle sõita või kehtestas neid väga karmilt või oli ta seal tasakaalukas, on ju. See on väga huvitav. Ja ema pojale siis samamoodi annab selle vastassugupoolega suhestumise ja mina definitsiooni suhtes. Nii. See on nüüd ka ära täpsustatud. Mu märkmed kustusid ära. Ma korra mõtlen, et ma ei unustaks midagi teile rääkida enne, kui me praktikast räägime. Okei, üks asi veel. Räägime korra sellest ka, et kuidas tekivad hingehaavad. Esimene asi on see, et kui väike laps puutub kokku mingisuguse valukogemusega, kus ta kogeb, et ta on vale, teda tehakse valeks, kus talle öeldakse, et miski on õige või vale või et sina oled halb. Tegelikult ei ole ju laps kunagi halb, eks ju, tema tegu on halb, aga laps ise ei ole halb. Ja sellest hetkest, kui laps kogeb, et ta on vale, et ta on ebapiisav, et ta ei ole armastatud sellisena, nagu ta on, ükskõik kas seda tunnet või kogemust pakuvad talle tema vanemad või keegi teine, näiteks kooli minnes, siis sellest hetkest hakkab see lõputu võitlus. Ma tahan kuhugi kuuluda, kes ma ikka olen, kuidas ma saaksin olla heaks kiidetud, kuidas ma saaksin olla vastu võetud. Et minu elukaaslane Raido, ma unustasin teda enne tutvustada. Tema hoiab siin ruumi täna koos minuga. Temale meeldib alati öelda, et meie kõige suurem hirm on olla hukka mõistetud. Ja üle kõige me soovime olla vastu võetud ja mõistetud. See on tõesti meie see tuum, mille ümber kogu see ühiskond siin keerleb, mille ümber keerleb tähelepanu võitlemine või tähelepanu välja võitlemine on ju, ja kõik see muu. Et kõik tahavad olla erilised, kõik tahavad leida oma kohta ja läbi selle leida siis rahu iseenda sees. Aga tegelikult selle koha ja selle, kes mina tegelikult olen, ma leian läbi oma sisemise perekonna. Kui ma saan vabaks sellest, et mina ei pea olema sellest haavast mõjutatud, mis on mind seni kasvatanud selliseks meheks või naiseks, nagu ma täna olen, vaid nüüd täiskasvanuna saan ma ise otsustada, milliseks meheks või naiseks ma kasvan ja millist väärtust ma soovin maailmale anda. Ja selle küsimuse ma soovitan ka teile endale kirja panna, et kirjutage see kodus läbi, milliseks meheks või naiseks ma otsustan kasvada või milliseks isiksuseks ma otsustan kasvada läbi kõige selle, mida ma olen oma elus kogenud. See on selline ankur küsimus, mis algatab midagi uut sinu elus. Et sa saad päriselt vabaks, sest sa võtad oma tahte ja oma teadlikkuse enda kätte. Sa ei ole enam mõjutatud oma lapsepõlve mingitest rollimudelitest või programmidest või mõjutustest. Okei, võib-olla veel natuke oled, aga vähemalt sa teed selle suuna lahti. Ja sa hakkad sinna poole liikuma, sinu psüühika saab mingi uue alternatiivi, kuidas ennast tajuda. Sest meie psüühikas on ainult see, mida me oleme alati teadnud, seal ei ole midagi rohkemat. Ja kui me tahame mingit progressi, mingit sisemist arengut, siis me peame seda teadvustama ja sellepärast ma soovitangi kirjutamist. Muidu sa ei teadvusta ennast, muidu su aju paneb lihtsalt sama plaadi kogu aeg käima. Ehk siis kodus kirjutage see hästi põhjalikult läbi, veel parem, kui te istute peegli ette ja seal peegli ees arutlete endaga, et milliseks meheks või naiseks ma tõeliselt soovin kasvada. Nii, aga täna me teeme siis sellise hingehaavade tervenduspraktika. Aga mitte ainult, see praktika on ka selleks, et uurida neid oma sisemisi rolle. Milline on minu naisaspekt, milline on minu meesaspekt, mis on nende vajadused, mis on nende haavad ja kuidas ma saaksin neid tervendada. Lapselik aspekt samamoodi. See on hästi ilus praktika. Kuidas ma selle praktika peale tulin? Ma vaatasin inimesi ja ma nägin, et tegelikult me kõik soovime olla ju lihtsalt armastatud. Ja kõik probleemid laheneksid ära, kõik haavad terveneksid ära. Ja siis me püüame seda armastust kuidagi välja teenida igasuguste
olekute ja rollide ja maskidega, kes me tegelikult ei ole. Ja see praktika aitab teil tulla ehedusse ja saada armastust just sellena, kes sina oled. Ma väga julgustan teid kõiki, enamus ei ole ju paarid siin ruumis, on ju, te olete teineteisel ikkagi võõrad inimesed, võib-olla oled sõbra või sõbrannaga siin ruumis. Kui sa nüüd satud seda praktikat tegema võõra inimesega, siis ma julgustan teid kõiki päriselt oma südant avama, olema ehe, andma ja vastu võtma armastust. Nihutage natukene oma armastuse võimekuse piire, sest tegelikult need on meil kõigil väga-väga laiad. Küsimus on selles, kas ma julgen nendest müüridest üle ääre piiluda, mis ma olen enda ette ehitanud. Et see praktika saab olla väga võimas ainult siis, kui te olete hästi ehedad ja lubate endal armastada. See on väga ilus ja loominguline. Ja enne veel, kui ma räägin, kuidas see praktika käib, siis ma ütlen seda, et selle praktika käigus te võite oma paariliselt küsida ükskõik mida see sinu sisemine aspekt parasjagu vajab tervenemiseks. Ükskõik, mis see on. Ja hästi oluline on tegevusse pärast kindlasti minna. Okei, ma hakkan otsast peale rääkima, kuidas see praktika käib, muidu te ei saa aru. ma olen nii hoogu juba selle pärast, et see on nii tore asi lihtsalt. Ma teen seda alati oma laagrites, sest see on nii tervendav. Nii, hakkame otsast peale. Võtate paaridesse, mitte kohe, ma räägin kõigepealt ära. Võtate paaridesse sellise inimesega, kellega sa tunned, et jah, ma saan temaga tõeliselt avaneda või vähemalt ma olen temaga valmis proovima avanema, kui ta ei ole sul näiteks tuttav inimene. Vahel võib ka vastupidi olla, et sa ei taha oma lähedase inimesega teha, sest sa tunned, et ma temaga ei taha, et mul oleks võõra inimesega palju kergem avaneda. Siis see on ka väga okei. Siis teetegi võõra inimesega seda praktikat. Siin ei ole oluline, kas on mees ja naine paaris. Võivad olla naine, mees, teid ei panda piinlikusse olukorda, ärge üldse muretsege. Nii, võtate paaridesse, siis mina juhendan teid kogu aeg selle praktika käigus. Kõigepealt on üks inimene on tervendatav, see, kelle sees neid rolle hakatakse uurima ja tervendama. Ja teine osapool on siis, me võime teda nimetada terapeudiks, aga tänapäeval ei tohi nimetada enam terapeudiks, on ju. Et nimetame siis hingehoidjaks või armastajaks, tervendajaks. Nimetame tervendajaks, siis on tervendatav ja tervendaja, on ju. Teeme nii. Ja siis me hakkame koos käima läbi neid aspekte. Võtame kõigepealt mees aspekti. Ja see tervendaja, kes hoiab ruumi, peaks kogu aeg poole kõrvaga kuulama, milliseid küsimusi mina esitan. Sest ma juhendan teid, ma annan teile õiged küsimused, mida te saate enda sellelt tervendatavalt küsida, et teda tervendada. Ja lõpus siis, iga aspekti lõpus, me läheme sellesse tervendustegevusse. Näiteks võib-olla sa oled oma sisemist meest nii palju alla surunud või sa tunned, et sa pole saanud oma sisemist meest väljendada, et nüüd sinu sisemine mees tunneb, et ma tahaksin selleks tervenemise alguseks näiteks maadelda kellegagi või kätt suruda ja kindlasti võita või kätt niimoodi, handshake on ju kätt suruda selles mõttes kellegagi. Või siis näiteks õlale patsutust või kellegagi selg selja vastus olla või saada kiitust ja tunnustust, kui vägev mees ma olen ju, hästi ma olen hakkama saanud. See on kõik okei, mida te soovite ja võib-olla sinu sisemine mees tahab kellegile tagumiku laksu anda. Õrnalt, mõnusalt, mänguliselt, see on ka tore. See on ka okei, see on ka lubatud, kui tema sees on selline tunne, on ju. Ja võib-olla, kui me nüüd liigume selle sisemise naise juurde, sisemine naine võib-olla tahab kellegi tantsida, et keegi tahab nutta, võib-olla, et keegi hoiaks talt lihtsalt ümbert kinni, istuks talle selja taha. Mehed ka, ma julgustan teid. Päris tihti on praktikas nii, et mehed ei julge oma sisemist naist kogeda, siis ma olen niimoodi öelnud, et mine istu talle selja taha ja hoia teda niimoodi. Et siis tuleb see naiselik tunne, kui keegi hoiab selja tagant niimoodi kinni. Et vaadake oma paarilisega, siis kui ta ei julge naisenergiasse minna, siis tehke seda. Nii. Ja siis me käime niimoodi need aspektid läbi ja hästi oluline on minna lõpus sinna tegevusse, kui ma ütlen, et nüüd sa võid küsida ükskõik mida sa oled igatsenud. Võib-olla sinu sisemine laps on igatsenud, et talle öeldakse, et jah, ma armastan sind sellisena, nagu sa oled. Sa ei pea enam välja teenima armastust.
sa oled vastu võetud. Võib-olla sisemine laps tahab, ma ei tea, mingit lollust, pättust teha. Midagi äkki, võite õue ka korra joosta, teha mingit pättust või noh, mis iganes on ju. Kõik on selles mõttes lubatud heatahtlikkuse piirides. Dünaamiline läks käima, jah. Nii, tegevusse on oluline minna sellepärast, et kui me tegeleme ainult oma selle mõttetasandiga, siis need programmid ja mustrid ei tervene lõplikult ära, kuna haavad on ju ka meie kehasse jäänud. Ja selleks, et see nii-öelda teraapiline protsess saaks mingi kinnituse või nagu praktilise muutuse, praktilise väljundi, et ka sinu kehataju saaks aru, et midagi on muutunud, siis tuleb minna tegevusse, et kehaga midagi läbi mängida. Muidu on see lihtsalt üks vestlus ja võib-olla on põnev korra uurida, aga see ei vii kuhugi nagu sügavamale edasi. Et väga julgustan teid tõesti niimoodi sügavale kohe minema. Küsimusi? Vist praegu ei ole. Siis ma palun, et te leiaksite endale selle turvalise mõnusa partneri, istuksite niimoodi näod vastamisi ja siis oodake minu juhendust. Alustame siis praktikaga koos.